Hei, hei, Heidi siin ja mina olen siis sinu terapeut, sinu coach ja mentor ja täna ma tahan rääkida siis ebaedust ja läbikukkumisest ja ka eduhirmust, jah, ja üldse edukusest ja mis see edu sinu jaoks tähendab. nii et ma loodan, et see episood on sulle selline äge kuulamine. nii et lähen päris ausalt siis selle kõige alateadlikuma ja kõige mõjukama teema juurde. läbikukkumise hirm ja isegi eduhirmust räägin täna. mis siin siis tegelikult tagasi hoiab, kas ebaedu või hoopis edu ise? nii et need mõlemad võivad olla, et see justkui see edu võib tagasi hoida inimesed kõige müstilisemal viisil. Ma näen, et katkestavad oma edu ja ebaedu samamoodi, on ju. See hirm, et äkki mul ei õnnestu, äkki see asi pole perfektne, see samamoodi siis hoiab tagasi. ja ma näen iga päev, kuidas läbikukkumist alateadlikult välditakse, ehk siis tegelikult õppimisteooria ütleb väga ilusti, mida rohkem sa õpid, mida rohkem vigu teed, seda paremaks kõik läheb. aga koolisüsteemis tihti õpetatakse, et vigu ei ole okei teha, vigade eest karistatakse. aga kui me vigu ei tee, siis me ei õpi, nii et kõige lihtsam on hästi ruttu läbi kukkuda, onju. nii et sa tead, et see asi ei tööta. aga miks me siis kardame särada, nähtav olla või õnnestuda? ja ma räägin täna ka, kuidas see sisemine kriitik siis hoiab sind ohus mugavustsoonis. nii et tihti tulevad mulle siis teraapiasse kliendid, kes ütlevad, et tead, Heidi, minu sees on mingi nähtamatu jõud, mis ei lase mul näiteks õppida või seda teha, mis ma tahan teha, või viib mu mõtted kõrvale. ma ei saa nagu pühenduda, kuigi mul on väga vaja seda teha, mida ma pean tegema. ja justkui kaks poolt on, üks nagu tahab ja teine nagu ei taha, jah. ja nii võib olla need erinevad sisemised kriitikud võivad olla ka ükskõik mis teises valdkonnas, näiteks kasvõi suhete teemal. et üks osa siis tahab, et suhtes olla ja teine ütleb, et ei, ma tahan lahku minna, onju, jah. nii et väga erinevad on need erinevad kriitikud sees. ja mis peamine, kuidas siis murda mustreid, mis sind enam ei teeni. ja kui ma nagu päriselt alustasin, siis ma tegelikult üldse, mul ei olnud üldse pähe, et inimestel võiks olla eduhirm, sest mul endal seda ei olnud. ja paljudel inimestel on see väga tõsiselt ja nad kardavad nii ebaõnnestuda ja väga paljud kardavad ka õnnestuda, et nad totaalselt blokeerivad seda, on ju. sellepärast, et kui sa õnnestud, tõusevad ootused endale ja teistelt, nii et teised ootavad sult rohkem. sa pead justkui rohkem tegema, rohkem püüdma ja tuleb rohkem tähelepanu, mida sa võib-olla ei soovi. ja kaob ka igasugune vabanduste ruum, et need vabandused, mida inimesed armastavad, et ma ju ei ole veel valmis millekski, onju. kui sa saavutad edu, muutub su elu ja põhjused, isegi head, on hirmutavad. nii et see vana tuttav ebaedu hirm on siis meil kõikidel kuskilt otsast sisse harjunud, see on siis, mis siis, kui ma ebaõnnestun, mis siis, kui teised näevad mind läbikukkujana, mis siis, kui ma alustan ja ei tulegi välja. ja need mõtted tekivad siis kehas sellisest freeze-seisundit, see on traumaseisund, mis on siis halvatus, täiesti nagu sa ei suudagi liikuda, sa ei jõuagi tegutseda. ja mida siis ma näen, et mu kliendid enamus juhul on proovinud ise toime tulla nende asjadega ja mida nad teevad, on siis nad lükkavad asju edasi, nad alustavad asju, aga ei lõpeta. Nad väldivad võimalusi, et pole õige aeg, praegu ei ole see aeg, on ju, mitte sel aastal ja leiavad erilisi ka praktilisi põhjuseid, see võib olla tõesti laps või lapsed või töö või raha või isegi ilm, on ju. et õues on selline nutune november, on ju, jah. ja see nagu selline ring ei lõppe siis, eks see ebaedu ja eduhirm käivad koos ja ükskõik kumba sa kardad, edu või ebaedu, tulemus on sama, on see paigal püsimine. ja sabotaaž võib olla siis tingitud minevikust, ehk siis kui me räägime sellest lapsepõlvest, mis iganes, keegi naeris su unistuste üle, sa rääkisid võib-olla, kelleks sa tahad saada, mida sa tahad saavutada.
See võib minna ka tagasi koolikogemusse, nii et näiteks ebaõnnestumine on karistus natuke, mis ma rääkisin siin, on ju, et vigade tegemine, ma ei tea, kas hakkab sul mingi kelluke helisema, ja ka vanematest, ehk siis ootused olid liiga suured või liiga väikesed, võib-olla nad ei oodanudki sinult midagi, on ju, võib-olla sa läksidki kogu aeg lati alt läbi, on ju, või ka uskumustest, ehk ma pole piisavalt hea, edu ei ole minu jaoks, kõik sellised asjad. ja, ja tihti ma näen kliendilugusid, kus siis keegi kukub läbi näiteks oma esimese äris, näiteks tõesti ta ebaõnnestub, tal ei ole mentorit kõrval ja ta kardab uuesti minna, proovida erinevaid asju, mis töötavad ja, ja nad lihtsalt katkestavad selle toimetamise ja eelkõige nad ei karda niivõrd seda rahalist läbikukkumist, kuivõrd emotsionaalset läbikukkumist. ja inimesed tihti tunnevad, et kõik laguneb ja, ja kui nad hakkavad tööle nende oma sisemiste mustritega, siis nad saavad nagu vabaks sellest, on ju, sellest negatiivsest kogemusest, jah. ja tihti inimesed ütlevad, et läbikukkumine oli tegelikult minu suurim õpetaja. nii et vaata ka tagasi oma edule ja ebaedule ja mõtle täna, et kas edu on sulle turvaline, mida sa näed oma mustritest oma jooksul, elu jooksul, mis on see, kas sa oled edukogemust saanud, millistel juhtudel sa oled saanud, millistel sa ei ole saanud ja kas seal on mingi muster sees, mida oleks vaja muuta. kui sa soovid mustrit muuta, siis absoluutselt broneeri minuga kõneaeg ja avastame, mida seal teha on, mida võiksime koos teha ja võib-olla on seal mingeid kohti, mida ma saan aidata sul siis paremaks muuta.